Tervitus! Mina räägin sellest, kuidas meie Estravelis jõudsime usability'ni. Sellel kenal sõnal ei ole mina leidnud ilusat eestikeelset vastet. Sellel on öeldud küll kasutusmugavus ja kasutuslihtsus ja kõiki muid sõnu ka, aga usability kõlab lihtsalt nii täpselt, et ma ütlen ise ka kogu aeg selle kohta usability. Me sel kevadel tõime veebi välja uue kataloogi, uue puhkusreiside kataloogi puhkus.estravel.ee ja me oleme väga pikka aega seda teinud, pikka aega ehitanud, arendanud ja planeerinud ning olime praktiliselt valmis sellega klientide ette tulema, kui järsku kerkis majas küsimus, et kuulge, usability test on tegemata. Ja siis me seda sõna nämmutasime natuke, usability ja tekkisid inimestele erinevad küsimused meie maja sees, et milleks seda vaja on üldse, et meil tegelikult on ju kogu see kataloog arendajate poolt üle vaadatud ja siis meie IT poolt üle vaadatud ja IT-partnerite poolt üle vaadatud, meie enda spetsialistid, turundajad, kõik on üle vaadanud, kõik peaks töötama. Ja siis tundus, et me ise teame kõike väga hästi, et me ei vaja seda tegelikult. Ja siis tuli välja, et see teenus veel maksab ka, mis loomulikult aastal 2009 esimeses kvartalis ei ole väga populaarne rääkida, kui midagi maksab. Ja ikkagi, mis kasu sest on, ei olnud päris selge, aga vaatamata sellele, et oli hägune arusaamine, kas ta vaja või mitte on, otsustasime, et ikkagi teeme. Ja tegimegi. Me pöördusime Intermedia grupi peale, kellel oli selles osas väga pikaajaline kogemus juba. Minu meelest olid nemad usability testidega tegutsenud juba vist aastal 2001 või 2000 isegi juba esimest korda, kui nad arendasid seal Hansapanga jaoks neid internetipanku ja kutsume nemad appi. Ja tõsi on, et jättes nüüd vahele kogu selle pika protsessi, kuidas see käis, see kõik oli väga põnev, see kõik võeti videosse iga kliendiga, kes seda meie keskkond analüüsis, siis tulemuseks tuli välja nüüd siuke asi, et me juurutasime pärast seda suurusjärku 80 muudatust oma sellesse süsteemi veel juurde. Tänu nendele klientidele, kes usability testi käigus põhjalikult siis küsimustikule vastates ja seal surfates leidsid takistusi leidmaks seda, mida nad vajasid. Ehk kokkuvõttes meil oli 80 takistust klientidele üles seatud, et nad ei leiaks seda puhkust, mida nad vajavad. Ja nad ei saaks seda osta ja meie käest küsida. Ja see oli kaunis muret tekitav, kui me selleni jõudsime. Ja me kahjuks pidime tunnistama, et me siis ei olnud nii targad, kui me alguses lootsime. Ja ma näitan nüüd paari kohta ka selles meie puhkuse veebis, mis nüüd näeb palju parem välja pärast neid muudatusi, mis enne oli palju konarlikum, kui kliendid esimest korda seda nägid. Meie puhkuse veeb, puhkus.estravel.ee algul, kui me sellega välja tulime, siis oli selline lugu, et kui klient sisestas otsingusse midagi, mis ta huvitas, siis kui täna me saame siit tulemuseks sellise otsi Hispaania, sellise loogilise nimistu reisidest, mis Hispaaniasse pakkuda on, siit alla kerrides veel, siis neid on rohkem, eks ole seal ja siit näeb sobivaid pakkumisi siis Tenerifesse ja Gran Canariale ja on selline loogiline tulemus. Siis enne seda, kui me selle süsteemi olime muutnud, oli tulemus selline, kui klient vajutas otsi Hispaania, sai ta tulemuseks kaardi. Ja klient ei saa mitte midagi aru, et lugu oli selline, et kõik need tulemused tulid täpselt siia kaardi servast alates allapoole. Ja nagu siin ekraani ka näha on, kaart võttis kogu ruumi ära ja otsingu tulemused tulid siin all, siis klient sattus hämmingusse, mõtles, et ohoh, et vist tegi midagi valesti. Pani uuesti Hispaania, vajutas otsi, lehekülg laadis ennast uuesti, jälle sama tulemus. Paar korda proovis, mitte midagi. Tulebki välja, et Hispaania otsingu peale pakub Estravel vaadata oma kaarti. Et vot siuke pisiasi, mis meil endale silma ei hakanud, sest meie enda ekraanid olid siuksed, mis võimaldasid näha ka siia alla ja tulemusi näha alati. Ja samas kliendid, kes seda kaarti kasutasid otsinguna, siin kaardi pealt saab ka liikuda siirega siis õige ilma jaa peale kuhugi, näeb ka reisipakkumise, mis nendes maailma osades siis saada on, siis see kaardi kasutamine iseenesest klientidele meeldis, aga vale koha peal tekistanud nende jaoks täieliku segaduse. Ja näete, pärast seda me oleme nüüd teinud niiviisi, et me viisime eraldi tääbidesse kõik need kiirotsingu, detailotsingu, kaardiotsingu, kõik eraldi igaks omete kohas, et kui tahad kaardi pealt otsida, tuled tegutsed kaardiga ja kui tahad kiirotsingusse minna, siis ei häiri sind see kaart enam, vaid sealt saad kohe oma tulemuse kätte. Klikkasin praegu Kreeka, läksin Korfu peale, aga peale seda hüppas ta nüüd tagasi. Ta on nagu kogu selle
nii-öelda terve maakera peale, et proovin otsast peale, lähen uuesti Euroopa. Kaardi peal klikin Kreeka. Sihtkohad tulid ette, enam nagu detailsemaks ta ei lähe. Paremal pool menüüs vajutan Korfu. Ja oligi kõik. Nii, see reisi otsimine on lõppenud minu jaoks. Lähme siis. Kui klient täitis ära otsingu parameetrid, näiteks sihtkoha, eks ole, hinnavahemikku ja siis sihtkoha otsingu juures ka mõned kategooriad veel, vajutas otsi, leidis tulemused, läks mõnda tulemust lähemalt vaatama ja siis otsustas tagasi tulla siia lehele. Vajutas back, aga juhtus selline lugu, et siis sai ta uuesti tühja otsingu vormi endale ja tulemus oli kadunud. Et meie olime oma lehe väga loogiliselt üles ehitanud enda arvates, kõik edaspidi liikumine oli normaalne, aga nii kui tulid sammu tagasi, oli kõik jälle sassis. Klient ootas seda, kui ta back vajutab, oleks talle otsingu parameetrid samad, mis enne olid ning tulemus oleks samad ees, et ta saaks uuesti nüüd sama otsingu tulemusi siin sirvida ja sealt mõnda järgmist lähemalt lugeda. Lähme siis detailotsingu peale. Nii, maailmajagu Euroopa, teeme siit Austria. No võt, siin ma näen nüüd juba ätta, et ma pean panema ikka kuupäevalised, aga siit ma jälle ei tea, mis kuupäevad detsembris on. Et kalendri koht võiks olla. Et ma pean nüüd vaatama siit arvutist, minema vaatama, mis meil siin detsembris on. No võtame 21 kuni 27, siis see on selline nädal. 21 ind alates. No võtame siis alates näiteks 5000 kuni, no võtame ka maksimumi 2000. Nii, otsime. Vabandust, antud otsingule ei vastanud meie andmebaasis ühtegi sihtkohta. Nii, ühesõnaga pole. Kui ma lähen nüüd siit tagasi backiga, siis minu otsing on kadunud. Mul ei ole nagu üldse ettekujutus, et kus kohas see Iskl asub üldse. Et vaatan veel sihtkoht kasulikku infot, et mis ta siit annab. Täitsa kaart olemas. Minu üheskondaskond kohe seda leida. Ma ei leia seda üles. Lihtsalt seda, see on tore kaart küll, aga põhimõtteliselt ma leian siit Saksamaa üles, Austria, Graz, Klagenfurt, Sloveenia juba siin. Sisestame Google Mapsi selle Austria linna nime. Aga tore, et sa kõik otsid mulle üles, aga ma ei saa ikka arvu, kus kohas sa asud. Siis ajas kliente segadusse veel see, kui otsingu tulemuseks näidati, liigutan edasi natuke, näidati erinevaid reise. Ja praegu on näha, et iga reisi juures on hind juurde pandud siia ja hind klient alati väga huvitab. Aga osade reiside juures meil hindasid juures ei olnud, sellepärast, et tegemist ei ole mitte valmis reisiga, vaid reisiga, mille saab kliendiks kokku panna, kui ta tahab. Näiteks Costa del Sol ja oli öeldud, et reisi saab teha, hinda ei olnud ja mõeldud oli see siis niiviisi, et kuna meil on reise kahte tüüpi, valmis paketid ja paketid, mida me teeme siis, kui klient tahab. Meie jaoks on kõik loogiline, 2 toodet samas kategoorias, panime kokku ühel lehele, kliendi jaoks täiesti ebaloogiline. Tema ei saa aru, ühel on hind, teisel pole hinda. Et tema ei saa aru, mis neil vahet on, miks ühel on, teisel pole. Ja sattus täiesti segadusse. Et siuksed asjad, mis meile tundusid väga loogilised, tundusid kliendile järsku väga keerulised. Nii et võt, ja neid kohti oli siin veel ja veel ja veel ja veel. Ma ütlen, kokkuvõttes lugesime kuni 80 muudatust, mis kõik tegelikult, kui need ära tegime, aitasid kliendil kergemini leida seda, mida ta vajas ja suurema tõenäosusega osta. Üks asi, mida saab mõõta, on see, et mitu klienti tuleb seda päringut tegema siia üldse, vajutab otsi nupule. Ja kui mitu klienti siis lõpus ka meile mõne päringu tulemusena siis tellimus esitab või vähemalt niisuguse tellimuspäringu nii-öelda, et me tahaks sõita Costa del Soli, aga öelge, kas saab ka niiviisi minna, et läheme neljakesi ja siis pärast saame kokku. Et küsib lisaküsimuse, et selline, ütleme, konversiooni määr, et 100 kliendist, kes otsis, 4 küsis pakkumise. Et siis oli 4% tulemus ja kui enne oli 100, küsis 2,
siis sa mõtled küll, et sa oled tulemust ainult 2% parandanud, et kas see ikka tasub ära. Aga tegelikult sai 2-4 ja 100% on tulemust parandatud. Sellepärast ongi oluline, et 80 takistust tee pealt kõrvaldada, et kui sa protsendi või 2 tõstad seda konversiooni määra, siis tegelikult paraneb see tulemus 2 korda. Sest et enne oli 2, nüüd on 4%. Nii et jah, võib öelda küll, et on läinud paremaks kohe oluliselt. Ja seda kuuleb ka inimeste käest, kes kasutavad esimest korda ja nüüd nad toovad neid asju, mis enne olid ebaloogilised välja, kui nad on ära muudetud, välja eelistena ja headena. Ja nüüd rohkem kiusamata teid selle reisitoodetega, mis teil niikuinii kõigil väga selged on, kuna kõik reisivad, siis ma ütlen kokkuvõttes, et see usability testi tegemine kõikide arenduste juures, mis puudutavad mingitki lahendust, mida klient veebis kasutab, on kohustuslik, ütleks lausa. Ja kui te olete selle jätnud tegemata arenduse algfaasis, siis parem hilja kui mitte kunagi. Me tegime ka natuke hiljavõitu, me tegime ühe korra asja valmis, siis tegime ümber, mis läks kokkuvõttes pisut kallimaks, kui oleks võinud minna. Aga parem hilja kui mitte kunagi kehtib ka siin. Ja kui oled väga tark, siis teed selle pigem varem. Et ei peaks 2 korda ehitama, vaid ehitad kohe ja õigesti. Usability test võib teha ka ise. Võib tutvuda veebis metoodikaga, kuidas seda tehakse, eks ole, kutsuda kohale mõned kliendid, filmida üles, mida nad teevad. Aga eks see on nagu uuringutegagi, et uuringuid saab ka teha ise. Võtad mikrofoni kätte, käid läbi kõik Lasnamäe 5-kordsed majad, võtad igas majas 4. korteri ja arvad, et see on lihtne juhuslik valim. Aga tõsi on, et profid oskavad neid nüansse palju paremini ja tulemus on palju usaldusväärsem kui ise tehes. Aga no ütleme nii, et parem siis juba ise teha, kui üldse mitte teha. Ja mina soovitan mitte kunagi, mitte ühegi rakenduse puhul, mis veebiklientile tehakse, seda etappi vahele mitte jätta.